Iraanis kasvab mobilisatsioon, mis suurendab sõjapingeid Pärsia lahes. Iraani agentuur MER teatas, viidates Tasnimi intervjueeritud allikale, et neljapäeval 26. märtsil on organiseeritud üle 1 miljoni võitleja võimalikuks maismaa lahinguks Ameerika Ühendriikide vägede vastu. Sama allikas ütles, et noored tormasid baasis keskustesse, revolutsiooni kaardiväkke ja Iraani armeesse, et osaleda territooriumi kaitsmisel. Seega toimub midagi enamat kui lihtsalt mõjuv sõnavõtt. See üleskutse kerkib esile just siis, kui Washington laiendab oma sõjalisi võimalusi. Reutersi andmetel kaalub Pentagon kuni 10 000 sõduri saatmist Lähis-Idasse. Juba valmistatakse ette 4482 õhudessantiviisi sõduri saatmist piirkonda. USA valitsus hoiab merejalaväelasi ja teisi vägesid valmis. See kinnitab Teheranis arvamust, et maismaa operatsiooni ei saa välistada. Kus see pingeline olukord on kõige ohtlikum? Lõuna-Iraanis, Hormuzi väina ja Kargi saare ümbruses. Kargi kaudu liigub umbes 90% Iraani nafta ekspordist. Kui Teheran räägib 1 miljoni inimese kokkukutsumisest sissetungi vastu, pole see sõnum ainult sõjaline, vaid ka majanduslik. Sest iga maismaa pealetung või katse strateegilisi punkte vallutada võib tõsta energiahindu veelgi ja süvendada ülemaailmset šokki. Kuidas? See üleskutse esitatakse Iraani poolelt kui otsene vastus lõunast lähtuva sissetungi ohule ja Ameerika Ühendriikide katsele avada Hormuzi väin sõjalise surve abil. MER-i tsiteeritud allika sõnul soovib Washington väina avada enesetapjaliku taktikaga. Ta kinnitas, et Iraan on valmis väina sulgema ja maismaa vägedega vastamisi minema. Teheran tahab näidata, et ei lepi välisriikide sõjalise sekkumisega ilma selle eest väga kõrget hinda nõudmata. Kes põhjustab pingete kasvu? Ühel pool on Iraani sõjaline ja poliitiline aparaat, revolutsiooniline kaardivägi, Bashi ja armee, kes püüavad muuta sissetungi hirmu rahvuslikuks mobilisatsiooniks. Teisel pool on Donald Trumpi valitsus, mis survestab Teherani sõjalise tugevdamisega ja rahu pakkumisega Pakistani kaudu. Reutersi ja AP andmetel koosneb see Ameerika Ühendriikide plaan 15 punktist ning sisaldab nõudmisi tuumaprogrammi, rakettide ja isegi Hormuzi väina kontrolli kohta. Omakorda karmistas Iraan oma seisukohta otseste läbirääkimiste suhtes ning esitas 5-punktilise vastupakkumise, nõudes reparatsioone ja oma suveräänsuse tunnustamist selles piirkonnas. Kui see juhtub, aitab see samuti selgitada häire suurust. Sellel reedel 27. märtsil 2026 välisminister Marco Rubio kinnitas, et Ameerika Ühendriikide eesmärke saab saavutada ilma Iraani pinnal vägesid kasutamata. Operatsioon võib lõppeda nädalatega, mitte kuudega. Kuid ta tunnistas ka, et uusi vägesid saadetakse, et anda presidendile tegutsemisruumi eri stsenaariumidele reageerimiseks. See diplomaatilise kõnepruugi ja sõjalise tugevdamise segu saadab just sellise signaali, mis toetab Iraani üleskutset ja täieliku kaitse narratiivi. Miks see on oluline väljaspool lahinguvälja? Sõda mõjutab juba mitmete riikide rahakotti ja tekitab ebastabiilsust. Reuters teatas, et gaasi hinnad Euroopa Liidus on alates sõja algusest 28. veebruarist tõusnud üle 70%. Agentuuri küsitletud analüütikud hoiatavad, et nafta hind võib veel tõusta, kui karg saab pihta. Araabia Ühendemiraadid teatasid valmisolekust osaleda rahvusvahelises jõudude koalitsioonis Hormuzi väina taasavamiseks. See näitab, et ummikseisust on saanud rahvusvaheline julgeoleku küsimus, mitte ainult Iraani ja USA vastasseis. Nüüd on olukord selge. Iraani agentuurid teatasid massilisest mobilisatsioonist Ameerika Ühendriikide võimaliku sissetungi hirmus. Liikuma asuvad ühelt poolt Iraani sõjalised ja paramilitaarsed keskused ning teiselt poolt Pentagoni. Hetkel, kui lisaväed, ultimaatumid ja relvarahu ettepanekud põimuvad. Aga miks?
sest Teheran tahab maavägede sissetungi ära hoida, säilitada oma positsiooni väinas ning näidata, et iga Ameerika Ühendriikide samm võib avada sõja veelgi ohtlikuma faasi.